Meie jaoks on väga loomulikuks muutunud keskkonna peale mõtlemine igal sammul, mis me teeme, et see on lihtsalt meie DNA osa, et mul lihtsalt süda tilgub verd, kui ma näen inimesi ühekordse kohvitopsiga illikule tulemas ja see on kogu aeg nagu kuklas, et kuidas ma käitun, kuidas ma eeskujuks saan olla ja Island Soundiga me saame eeskujuks olla ja näidata, kuidas on võimalik jätkusuutlikult sündmust korraldada, kuidas on jätkusuutlikult võimalik üldse elada. Island Soundi festivali jäätmevaldkonda me oleme nüüd mitu aastat viimistlenud ja oleme sellega väga rahul ja on aeg edasi minna järgmise suure keskkonnamõjuga valdkonnaga, milleks on energiakasutus. Senini me oleme kasutanud oma generaatorites tavadiislit, ent 2023. aastast on plaan üle minna taastuv toorainest valmistatud diislile. Me oleme taastuv toorainest diislikütust Eesti turul pakkunud tegelikult juba 2019. aastast, aga tol korral oli see lihtsalt piloodina meil ainult ühes jaamas ja möödunud aasta kevadest me siis laienesime 23 jaama üle Eesti. Tavainimene saab tanklasse sõita, eraldi püstoli võtta, panna paaki, tankida 100% taastuv toorainest diislikütust. Kui me vaatame, millest taastuv toorainest diislikütust tehtud on, siis selle tooraine portfell on väga lai, seal on üle 10 erineva tooraine. Ja kui me võrdleme näiteks fossiilse diislikütusega, siis näiteks kui me fossiilse diisliga pumpame maast naftat, siis me paneme selle mootorisse, põletame selle ja emiteerime täiendavat süsinikku, siis taastuvtoorainest diislikütusega on see, et kuna seal on tooraineks jäätmete jäägid, siis nende jäätmete ja jääkide pealt tekkinud süsinik juba ringleb õhus, ehk et me võtame seda olemasolevat süsinikku ja me ei tooda nagu uut. Ja läbi selle, kasutades siis taastuvtoorainest diislikütust, me vähendame heitmeid 90% keskmiselt võrreldes siis fossiilse diislikütusega. Et seal on nagu väga-väga suur vahe. Energiavaldkond on üks 3 suurema jalajäljaga ürituskorralduse valdkonnast, et on siis jäätmed, energia ja transport. Et soov on üle minna taastuvdiislile, mille keskkonnamõju oleks väiksem ja mis aitaks hoida meie kaunist Illikulaidu, aga laiemas plaanis kõik sellised väikesed kohalikul tasandil tehtud muudatused, et kui neid tehakse mitmetes kohtades ja juba tuhandetes, sadades tuhandetes ja nii edasi, et siis lõppkokkuvõttes summa summarum see mõju on ju väga suur. Ma lähen Tallinn Music Weekile konverentsile ning kutsuti sinna paneeli, mille teemaks on festivalide jätkusuutlikkus. Korraldajatena tihtipeale me ju tegeleme väga sarnaste probleemide ja väljakutsetega, samade murede ja rõõmudega, et see on see koht, kus me saame ühe laua taga kokku tulla ja arutada ja üksteisele nõu anda. Te olete nagu üks kõige paremaid näiteid Eestis ja nagu see paneelist ka välja tuli, et kui teised ei ole näiteks üldse seal maal, et korduskasutusnõudega midagi teha, aga teil on see täiesti enda leiutatud süsteem, mis päriselt tegelikult toimib, et ma usun, et see on ka nende jaoks nagu inspiratsiooniks. Ja samas on mingid asjad, mida võib-olla meie siin Eestis peame veel mitu sammu tegema, et kuskile maale jõuda, aga meie siis saame seda rahvusvahelist teadmist nagu kasutada. Et selles suhtes see on nagu väga hea võimalus, kus tuua need erinevad teadmised kokku ja lihtsalt jagada ja õppida üksteiselt. See aasta me võtame ette energiavaldkonna, et me kasutame ju väga palju diislit. Meil on 3 generaatorit, mis hoiavad kogu festivali alaelus. Muud võimalust seal ei ole hetkel elektriks. Ja norrakad rääkisid, et meil on kõik on siis nüüd selle päikesepaneelidega, on sellised taaslaetavad akud, nende peal jooksevad lavad, saab tühjaks, paneme selle aku sinna päikesepaneeli külge, jälle laeb ära, toome tagasi, aga väga tore, aga neil on Norras juba mitu vastavat teenusepakkujat. Aga Eestis meil ei ole sellist asja, nii et meie ikkagi parim, mis me hetkel teha saame, Neste Moip, et sellega
on see jalajälg siis 90% väiksem. Kui tahta ikka niimoodi põhjalikult teha ja järjepidevalt teha ja tuua need partnerid sinna kohale, väärtuspõhised partnerid ja luua koostöid, ilma milleta ei ole ju võimalik tegelikult paljusid asju teha, siis ma ütleks, et see on ikkagi täiskohaga töö ja tuleb hakata, ütleme, kui festival toimub juulis, siis sa pead hakkama tegema kokkuleppeid juba eelmise aasta septembris-oktoobris, kui mitmed ettevõtted teevad oma järgmise aasta eelarveid. Et see muusikatööstus on selline südame ja missioonitöö suuresti, et nojah, aga samas see ongi missiooni asi, vaata, kui sul on endas miks paigas ja kui sa tead, et sa saad millessegi panustada, millesse sa päriselt usud, siis küll sa leiad need vahendid ka. Ja Eestis ongi võimalus sellises mahus kütus, nagu meil vaja läheb, milleks on hinnanguliselt 3000 liitrit, saada Nestelt, sellepärast on nemad meie esimene ja ainus valik. Sul tuleb nüüd 3000 liitrit seda, eks ju? Need on küll tonnised, aga ma arvan, et ärme päris ääreni täis pane, lihtsalt ja paneme ikkagi 4. Ega rohetegevused on ju aastasse juba sisse töötatud teatud asjad, olgu see siis topsipant või päris nõud või koni kogumine ja sellest mingi kunstiprojekti valmistamine. Et mingid asjad on välja kujunenud, me teame, kuidas töötavad. Enne koroonat me tegelikult astusime väga suure sammu edasi ja võtsime vastu otsuse, et me taotleme rohesertifikaati ja me soovime veel rohkem eeskuju näidata ja enda tegevusest veel väiksema jälje maha jätta. 100% taastuvenergia peale üleminek ei ole tegelikult siin mingi ühe päevaga tulnud otsus. Me oleme seda aastaid juba planeerinud. See on toidujääkidest tehtud kütus. Meil on festivalil siis 2 generaatorit, üks suur, üks väiksem on lavade jaoks ja 3 generaatorit on toitlustuse jaoks. See ongi ringmajandus, et sa tuled, teed meil hästi palju süüa, need jäägid, mis sinust järgi jäävad, need me teeme uuesti kütuseks ja hoiame sinu ahjud ja pliidid töös. Põhimõtteliselt küll, jah. Aastal 2019 oli me Eesti esimene festival, kes toitlustas kõik oma külalised päris toidunõudega. Täna oleme Eesti esimene festival, mis töötab 100% taastuvenergia pealt. Hurraa!